Karlen, kõigepealt palju õnne naisteklassi Tihemetsa etapi võidu puhul. No kui te hommikut alustasite, siis olukord oli päris keeruline. Kuidas sa kommenteerid seda rada, millel te siis kvalifikatsioonisõitu sõitsite? No ühesõnaga hommikul mul oli tohutult hea tunne, sest et alles eile sain uue ratta ja silerada, naised läksid esimesena peale. Kuigi mulle tavaliselt silerada ei meeldi, siis seekord siin mulle tohutult meeldis. Saingi nagu päris hea aja ja enesekindlus oli päris kõrgel, äkki isegi liiga kõrgel, mis oli nagu siuke tagasilöök esimeses sõidus, et muidugi oli veits pinge ka peal ja kuna punktivahe on ikkagi liiga, või noh, mis liiga, selles mõttes ikkagi väike ja mul on suht sama seis on Lätis ka, nii et mul on veits siiamaani sellest pingest juba. Aga teise sõitu ma läksin nii külma närviga, et ma ei jõudnud magada ka ja mõtlesingi, et saab, mis saab, peas, et ei kuku ja terveks jään, nii et ma saavutasin selle ja preemiaks oli võit. Nagu ma aru saan, siis esimeses sõidus ikkagi see pinge säilis, sest sa ütlesid ka kommentaatorile, et teises sõidus sa said vabalt sõita, et sa läksidki selle mõtlega, et tuleb, mis tuleb. Jaa, absoluutselt, et noh, ma olen selline, et esimeses sõidus ma oskan ennast läbi põletada ja see siuke vaimne värk, aga teises sõidus on alati niimoodi, et ma olen juba nii väsinud enda sellest läbipõletamisest ja mõtlemisest, et ma lihtsalt lähen tuimalt peale ja saab tõesti, mis saab. No see tõi päeva lõpus igal juhul võidu. Praegu sa puhata ei saa, sest kohe on vaja Lätti edasi minna. Kuidas see kõik nüüd välja hakkab nägema? Kuidas tsikli puhtaks saab, kõik puhtad riided? No siin me kellegi teise pesuriga peseme suurema jama maha, siis arvatavasti lähme veel Olerexi kuskile nende mündipesulasse, võtame kõik plastikud, värgid, särgid maha, siis õnneks siin Lensmentide perekond tuli nii palju vastu, et saame kõik riided pessu panna siin, siis kuidagi pärast paneme kuuti kuivama, peas, et puhtaks saavad, siis mul on täpselt 3 paari neid riideid ja siis noh, jah, kuivavad, kui kuivavad homseks ära ja peab saama hakkama kuidagi, et ikkagi oli suur õnn, et Raido Kiist tuli vastu ja tõstis naised tänasesse päevad, me saame homme nagu minna sinna Lätti ka, et see oli tõsiselt suur vastutulek nende poolt meile. Sa intervjuu alguses tegelikult mainisid ka, et sa said uue tsikli endale. Räägi lähemalt sellest. No on üks tore selline oma kallim Martin Grönvald ja siis selline tore onu nagu Aigarits, kes selja taga siis juba pikemat aega sepitsesid, et kuna vanal rattal on ikkagi 200 tundi peal juba ja noh, ma tundsin juba sõidus ära, et on päris väsinud, et vaheta neid juppe nii palju, kui sa vahetad ja no ta oli väsinud, aga ma nagu ütlesin poissele ka, et see aasta ei osta midagi uut, vaata, et nagu saame hakkama see aasta veel. Ei, siis üritasid üllatust teha, aga ma ikkagi pinnisin kõik välja ja nad ei saanud teha seda üllatust mulle. Aga ikkagi nagu see võttis isegi minu kui kõva muti hellaks ja panin pilli maha, midagi teha ei ole. Seda oli ka sinu videos siis näha, et sa olid ikkagi olid üllatunud ja õnnelik ja seda rõõmu oli näha. Ja, et noh, tänaseks seal on uued, või tähendab need vanaratta plastikud peal, et nüüd me naeramegi, et vanal rattal on uued plastikud peal ja siis vana näeb välja nagu uus ja uus näeb välja nagu vana. Aga no tundest on ikkagi aru saada, et tegu on uue rattaga. Ja täna sõitsid siis uue rattaga? Ja, absoluutselt. Ja kuidas siis uus ratas on? Oi, kerib nii nagu väle hobune, tead, perutab lausa. Väga tore, palju õnne veel kord ja soovime edu Lätis. Aitäh! Vot see oli küll üllatus!